Tõnis Sildaru on oma alaealisi lapsi füüsiliselt, vaimselt ja majanduslikult väärkohelnud ja ma ei esitaks selliseid väiteid, kui neid ei oleks võimalik tõendada. Aga kummalisel kombel on suur osa nendest tõenditest, millele ma kavatsen tugineda, olnud avalikult kättesaadavad juba aastaid, aga millegipärast ei ole suurt osa inimesi see üldse kottinud. Veel veidram on näha, kuidas EOK juhtfiguurid ja sõbrad teevad nüüd meedias sellist üllatunud Pikachu nägu. Sest suurt üllatust ei tohiks siin küll kellelegi olla. See jutt on pikem jutt ja ta valmib 3 osas. Tänane esimene osa puudutab füüsilist vägivalda alaealise suhtes. Kuigi keegi postitas Henri Sildaru nimelisel Facebooki lehel 10. märtsil teksti, mis algas sellest, et meedia nüüd palun jätku see teema rahule, siis paradoksaalsel kombel on täpselt see postitus põhjus, miks ma täna selle video teen, sest kes iganes selle teksti kirjutas, üritas süüdistada last vanema vägivaldses rünnakus alaealise 13-aastase lapse vastu. Ja see ei ole mitte üheski universumis okei, et keegi sellises asjas last süüdistab. Ning muideks, tähelepanelikumad kaasmaalased on juba osutanud sellele, et selle konkreetse Facebooki postituse puhul on rohkem kui üks põhjus kahtlustada, et see inimene, kes selle teksti koostas ja avalikustas, isegi mitte ei kooskõlastanud selle sisu Henri Sildaruga, sest Henri oli andnud Postimehele napi vastuse, öeldes sisuliselt, et ta ei kommenteeri seda teemat, mis on täiesti aus, ei peagi kommenteerima, ja mõned tunnid hiljem postitab keegi tema nimelisel kontol ja muu hulgas vingub selle üle, et miks Henrilt pole kommentaari küsitud, kui ometi Postimees küsis ja sai vastuse ja ka avaldas selle juba mitu tundi varem. Aga selle juurde tuleme lõpus tagasi, see pole kõige olulisem osa sellest loost. See on lihtsalt taaskord väga paradoksaalsel kombel selle algpunkt. Et nüüd oleks üheselt kõigile selge, kes harrastasid mingisugust ulmelist vaimset gümnastikat selleks, et õigustada seda fotot, mis kajastab vanema vägivaldset rünnakut 13-aastase suhtes, siis ma võtan asja tuuma siin kohe alguses kokku. Tõnis Sildaru kägistas 13-aastast last, enda poega, Uus-Meremaal treeninglaagris. Seda nägi pealt teine alaealine laps. Teine poisslaps, keda Tõnis Sildaru sel ajal treenis. Rõhutan veel kord, rünnak lapse vastu toimus Uus-Meremaal treeninglaagris. Ehk see on vahetult ja otseselt seotud Tõnis Sildaru kui treeneri ja tema treeningmetoodikaga. See toimus ajal, mil Kelly ning Kelly ja Henri ema viibisid Eestis ehk teisel pool maakera, mis on naljakas, sest isegi selles episoodis üritab Tõnis neid süüdistada. Tõnis Sildaru oli selle vägivalla episoodi ajal ainuke täiskasvanud inimene, kes lastega seal viibis ja juhtunu tunnistajaks olnud laps kartis, et Tõnis võib talle ka halba teha ja ta väljendas seda hirmu sõnumites ja need sõnumid on alles ja olemas ja nende sisu ei saa keegi ümber lükata. Ja kui veel keegi aru ei saanud, võtame asja veel uuesti kokku. Tõnis Sildaru treeneri ja isana kägistas oma 13-aastast last treeninglaagris Uus-Meremaal. Seda rünnakut nägi pealt teine poisslaps, kes rünnaku toimumise ajal ja vahetult pärast seda saatis selle kohta sõnumeid, foto ja häälsõnumeid. Vot selline kuradi rahvakangelane ja fantastiline treener on Tõnis Sildaru. Sel aastal 22. veebruaril otsustas Eesti Olümpiakomitee, et Tõnis Sildaru on nii kuradi erakordne isend ja treener, et tema jaoks tuleb teha erand reeglitest. Nimelt on spordiseaduse mõttes treener ainult see, kellel on treeneri kutse ja ainult selline juriidilises mõttes treener kvalifitseerub igasugustele preemiatele ja toetustele. Kuna Tõnis Sildarul ei ole treeneri kutset kunagi olnud, mis iganes põhjusel, ta on ise hakanud treener. Tal ei ole mingit formaalset kvalifikatsiooni selleks kunagi olnud. Siis tegelikult kehtiva õiguse järgi ta ei kvalifitseeru ka mitte olümpiakomitee toetustele, preemiatele ja muule sellisele. Kuid EOK täitevkomitee otsustas, et siin on vaja teha erand. Me peame talle selle preemia andma, sest olümpiamedal on selline kuradi saavutus, et see pühitseb iga abinõu. Kuigi muidugi EOK president Kersti Kaljulaid ütles, et ei, nii ei ole, aga kui su sõnad ja teod lähevad vastuollu, siis lähtume su tegudest, Kersti, nii et tundub, et ikkagi pühitseb olümpiamedal iga abinõu. Ja kõige huvitavam selle juures on see, et sama loogikat, mida EOK kasutas Tõnis Sildaru puhul, näiteks kasutades sõnu, et ega see preemia määramine ei rehabiliteeri varasemat käitumist teiste treenitavate suhtes bla bla bla, teeme nüüd väikesed loogilised järeldused. Kes veel võiks siis tulevikus saada neid preemiaid? Miks mitte Mehisviru?
Okei, ta tegi küll jubedaid asju, sebis oma treenitavaid, sealhulgas alaealisi, aga võib-olla 10 aasta pärast viib kellegi medalini ja noh, ega see preemia siis ei tähenda, et me nüüd Mehisviru rehabiliteerime. Lihtsalt, kui ta on tubli treeneritöö teinud, siis tuleks sama loogika alusel talle ka see preemia määrata, sest sõbrad, kes veel ei teadnud, siis treenimist, täiskasvanud inimeste treenimist ei saa inimesel keegi ära keelata. Mehisviru võib ka edasi treenida täiskasvanuid, kusjuures meediast läbi käinud keeld treenida alla 25-aastaseid on ajutine. See on ajutine. See on ajutine tingimus osa tema katsejast. Pärast seda ta võib ka uuesti inimesi alates vanusest 18 aastat treenima hakata ja kui ta siis mõne inimese aitaks medalini, siis peaks EOK sama ütlema ka Mehisviru kohta ja loomulikult näiteid on teisigi, miks mitte Mati Alaver. Ega mis see mineviku väike doping ära ei ole? See ei tähenda ju, et tulevikus ei võiks tubli tööd teha ja nagu EOK ütles, siis preemia määramine, erandi tegemine ei ole seotud mineviku tegude rehabilitatsiooniga, sest ainus, mis seisab sellise treeneri ja preemia saamise vahel, on treenerikutse. Treenerikutse on see üks lävend, mille peab ületama, et seda preemiat saada ja kui Tõnis Sildarule tehti erand, siis tuleb teistele ka tulevikus teha see erand. Pretsedendi loomise ohule viitas ka Kristjan Port koosolekul, kus seda teemat arutati, tema küll viitas sellele teise nurga alt, et põhimõtteliselt iga vanem võiks nüüd hakata ennast treeneriks nimetama ühel või teisel juhul. Minu arust see on väiksem mure kui see, et tegelased nagu Mehisviru või Mati Alaver võiksid hakata tulevikus veel saama selliseid preemiaid, aga okei. Hiljem ju nüüd millalgi märtsi keskel Tõnis Sildaru ka teatas, et tema loobub sellest preemiast. Kõrvaltseisjale jäi mulje, et ta solvus, sellepärast et talle öeldi, et kuigi preemia määratakse, see erand tehakse, siis aasta treeneri tiitlile ta ikkagi kandideerida ei saa. Ja siis tema teatas, et tema ei taha seda preemiat, mis sõbrad võib välja näha hullult üllas ja puha, aga kui te teaksite, või noh, tegelikult te peaksite teadma, kui teid huvitaks, aga kes veel ei tea, siis milliseid summasid Tõnis Sildaru enda tütrelt Kellilt kandis enda kontole? Üle 400 000, pluss 10 000 sularahas. Tüüp ehitas kurdi maja lapse rahade eest, mis nagu me tänaseks teame, hiljem läks õnneks Kelly nimele, aga ega ta ei läinud sellepärast, et Tõnis sai aru, et ta on nõme olnud, see läks sellepärast, et Kelly pidi kohtusse minema isa vastu, sest isa oli tema vara endal võttud. Üle 400 000 ja nendele, kes mõtlevad, kust selline raha tuleb, siis see näitab mulle väga hästi, et inimesed üldse ei saa aru, millest nad räägivad. Kelly Sildaru on spordimaailma tipus olnud väikses saadik. Ta võitis X mängude kuldmedali 13-aastaselt, see on ebareaalne. Ehk need, kes imestavad, et kust Kelly sellist raha teenis, need ei tea asjast kohe üldse mitte midagi. Nendel on aeg otsast peale alustada enda harimisega sellel teemal, aga need summad, mida Tõnis sai Kellilt, noh, selles mõttes ajutiselt, et ta ei pääsenud puhtalt oma tegemistega, aga teatud ulatuses kindlasti pääses. Selleni jõuame majandusliku väärkohtlemise videos, mis jääb viimaseks, aga täna võib küsida, et huvitav, mis seis on Henri Sildaru varadega. Ma väga-väga loodan, et seis on parem, et Henrilt ei võeta nii, nagu Kellilt võeti, aga Tõnis Sildaru ise ütles aastal 2024 saates Täistund, et ta ei tee Henriga teisiti, et ta ei ole midagi õppinud sellest. Et kas oleks pidanud sõlmima lepingu kirjaliku, ei oleks, üks pere niisugust asju ei peaks tegema. Täna on küsitud, kas ma sama asja olen juba teinud Henriga, siis ei plaani ka, et ei näe põhjust. Ja veel kord, seda ta ütles aastal 2024 pärast seda, kui Tõnis Sildaru oli kaotanud nii maakohtus kui ringkonnakohtus, kes mõlemad ütlesid talle, et su laps ei ole sul mingisugune kuradi tõuhobune, et aretad teda, et tema pealt raha teenida. Mulle väga meeldis üks maakohtu otsuse tsitaat, mille Postimees ka aastaid tagasi avaldas. Ma loen teile selle vahva tsitaadi maakohtu lahendist ette. Kuigi see asi läks ringkonnakohtusse edasi, siis Tõnis ikkagi kaotas ja põhimõte oli sama. Lihtsalt maakohtu sõnastus on palju kaunim siin. See on siis Henri Lääne kirjatükk Postimehes 18. veebruar 2021, kus on välja toodud tsitaat maakohtu otsusest. Kohtu hinnangul on ebamoraalne ja taunitav alaealiste laste arendamine sarnaselt tõuhobustega eesmärgil, et lapsed teeniks nendesse panustatud raha hiljem tööga niinimetatud seltsingule kasumiga tagasi. Tõnise sõnul oli kohtunik spordikauge ning otsus kaevatakse edasi, aga üllatus, mitte kohus polnud spordikauge, vaid Tõnis on reaalsusest väga kaugel omadega, kui ta arvab, et lapsi võibki niimoodi ära kasutada majanduslikult, nagu ta seda tegi. Siiralt loodan, et Henrilt ei ole niimoodi ära võetud, nagu Kellilt toona võeti. Aga mida see minu jaoks ilmestab siin ka, miks ma sellest ka siin selle füüsilise väärkohtlemise teema alguses üldse räägin, on see, et see on üks hea näide sellest, lisaks siis treenerikutse küsimusele, et miks siis Tõnis pole võtnud vaevaks seda treenerikutset omandada, siis ka see 2024 täistunni klipp näitab, et Tõnisel on jumala kuradi pohlad. Tal on pohlad reeglitest, reeglid on teistele, tema on selline, ma ei tea, mis asi, et temale reeglid ei kehti.
ei kehti talle treenerikutse nõue, ei kehti talle perekonnaseadusest tulenevad reeglid, et lapsi ei saa ära kasutada majandusliku kasumi teenimise eesmärgil. Aga tuleme selle juurde selle saaga lõpus tagasi, keskendume nüüd sellele füüsilisele väärkohtlemisele, kehalisele väärkohtlemisele. Nagu öeldud, siis EOK otsus teha Tõnisele erand, et nii tubli treeneritöö ja nii, see on veider sellepärast, et Tõnis Sildaru treeningmeetodite ebaeetilisus on olnud teada juba aastaid. See ei ole mingi uus info, see ei ole mingi saladus. Kelly Sildaru on aastaid rääkinud oma kogemustest, aga ma ei tea, mis värk on, et nagu kui noor naine räägib, siis kedagi ei koti. See on kõige viisakam väljend, mille ma leidsin, sellepärast et Kelly ei olnud ainus, kes seda rääkis. Mitte, et Kelly sõnadest ei peaks piisama, sest mida te inimesed nüüd ütlete, et ärme usu kunagi last. Aga arusaadav, et ühe inimese ütlused on ühe inimese ütlused, ainult et Tõnis Sildaru treeningmeetodite puhul on rida inimesi, kes on andnud ütlusi nende viisakalt ja malbelt öeldes kaheldavuse kohta. Kodumaised sportlased. Eks me ühel hetkel nagu nägime küll, et see pushimine seal juures on nagu väga suur. Ja kui palju nad tegid trenni ja kui väike see Kelly oli, siis me võib-olla ühel hetkel nagu jäime mõttesse, et kas. Välismaised sportlased. It was a lot more than us. When I was doing 10 or 12 run of training, she would do 20, 22. We were going back up exhausted, taking the chairlift up to get our things to go home. And I was so tired I could barely even ski down to get home. And we see him grabbing the back of her jacket, pulling her up the hill and making her hit the rail again. Making her hit the rail again. Let her go home. Let's go, we're done. The sun's setting. Over and over and over. And we found out later she got really hurt that night. Füsioterapeut. Tõnise muster oli see, et nagu pushime seni, kuni nagu vähegi võimalik on. Mitte nagu nii, et okei, meil on probleem, võtame korraks kohe koormuse maha ja siis me saame edasi minna. Et kui Kelly kukkus reili võistlustel, siis isa soovitus oli see, et mine nüüd basseini ujuma. Sellel hetkel, kui alles nagu see verevalum tekkis ja järgmistel päevadel oli vaja tagasi Eestisse lennata. Ehk siis sa eirad nagu kõiki mingid esmaabijärgseid soovitusi, et kui sul inimene ei saa kõndida, sest tal on valus ja sul on vaja anda sellele piirkonnale puukus, panna sinna külma peale või tekitada sinna mingi kompressioon, et see verevalum ei suureneks ja tõenäosus on väga suur, et kui sa veel pead lendama minema ka pärast seda, et see asi süveneb, siis sulle öeldakse, et mine sooja basseini ja liiguta ennast seal. Kelly endine manager. It infuriates me that a father would do that to the daughter. It was everything she wanted and he took it away. Now granted, he thought he knew what was best. But when people started telling him you're doing it wrong, he wouldn't listen. And he could never step aside and be like, yeah, I need to be your father. Neid inimesi on veel, aga kedagi nagu ei koti. Ja veel üliveidrad on minu jaoks need inimesed, kes täna ütlevad, et kui Henril oleks midagi valesti, siis ta ei ütleks või inimesed tema ümber ütleks. Esiteks, mõelge nüüd selle peale, mis vanusest on ja mis vanuses üldse Kelly kogus julgust, et hakata nendest asjadest rääkima ja mis juhtus, kui Kelly hakkas nendest asjadest rääkima. Mingid onu Viljarid hakkasid talle sellist sõimu saatma, et see on lihtsalt rõve. See on rõve, kuidas inimesed situvad noore inimese hinge ja siis te ütlete, et kui midagi oleks, siis Henri ütleks. Ei vaadake, kuidas te suhtusite, kui Kelly ütles. Ja teiseks, inimesed Kelly ümber ütlesid ka, kõik need inimesed on nägude ja nimedega Kelly dokumentaalis olemas ja selle kohta ütlevad osad inimesed, et see on propaganda. Ühesõnaga, kui lapssportlane ütleb, et teda väärkoheldi, keegi ei usu. Kui endise lapssportlase ümber olnud meeskond, sealhulgas füüsio, manager ja teised sportlased ütlevad, et oli probleem, siis ka keegi ei usu, siis on propaganda. Aga Henri puhul nad ütlevad, et kui oleks probleem, siis keegi räägiks. Ainult, et kui keegi räägiks, siis ilmselgelt ei usuks ja teid ei kotiks, mis on nagu okei. Arusaadav, et keskmise, eriti Facebooki aktiivselt kasutava inimese loogika ei pruugi kõige tugevam olla, olgu, aga EOK, et Eesti Olümpiakomitee loogika lonkab nii tugevalt, see on hoopis teine asi. Ja siin on minu silmis näha palju suuremat väärkohtlemise ja probleemide kinnimatsimist kui üksikinimese mõistmatus olukorra suhtes. Kuigi EOK president Kersti Kaljulaid ütles, et EOK otsus Tõnise suhtes erand teha, et tema on see eriline linnuke, kellel pole vaja treeneri kutset, et saada raha saavutuste eest, siis ometigi EOK teod on vastuolus Kersti Kaljulaiu sõnadega, kuna Tõnis Sildaru treeningmeetodite ebaeetilisuse kohta oli info juba ammu avalik, siis näib EOK otsuse pinnalt, et selleks, et neid kotiks, on vaja süüdimõistvat otsust, ainult et süüdimõistev otsus ei ole juriidiliselt see, mis takistab treeneril preemiat saamast. Mehisviru võiks ka nüüd saada tulevikus preemia,
talt võeti küll treeneri kutse ära, aga see ei ole enam nõue. Nii et ok, aga mõne jaoks ongi spordis kõik lubatud. Nüüd Tõnis Sildaru puhul ei ole sellist süüdimõistvat otsust, kusjuures seal samas 2024 täistund saates ta veel kasutas sellist huvitavat argumenti, mis minu arvates peaks igal mõtleval inimesel panema kõik häirekellad tööle. Minul ei ole selle ajaperioodi jooksul, kui meil on olnud erimeelsused, politseid kutsutud. Sõbrad, need teist, kes on sõbralikud seal teise pool ekraani ja on mõtlemisvõimelised, siis palun püüdke nüüd mõelda sellele. Mida ütleks inimene, kes ei ole kunagi lähedastele kätt külge pannud? Mina võin siiralt ja ausalt öelda, mina ei ole kunagi lähedastele kätt külge pannud muul eesmärgil, kui et kallistada või kõditada või sõbralikult maadelda, mida iganes, mitte kunagi selleks, et neile haiget teha. Inimene, kes on lähedasele käed külge pannud, aga pole avalikkuse ees sellega vahele jäänud, ütleks. Minul ei ole selle ajaperioodi jooksul, kui meil on olnud erimeelsused, politseid kutsutud. Ma ei tea, kuidas teiega on lood, aga minu jaoks on selline argument, et mulle pole ju kunagi politseid kutsutud, kõige selgem märk sellest, et tõenäoliselt on olnud olukordi, kus keegi oleks pidanud sulle politsei kutsuma. Ja nüüd üks oluline ühiskondlik sõnum siia vahele, noored, vanad, keskmised, kellel iganes on vaja seda kuulda. Palun jätke meelde, kes armastab, see ei löö. See, kes armastab, paneb käed külge ainult selleks, et armastust väljendada. Ja kui nüüd keegi seal küsib, et oi, miks ei kutsunud ema politseid või kes iganes, naabrid ja värgid-särgid, teil oleks aeg ennast kurssi viia sellega, mida tähendab koduvägivald ja kui suur osa sellest jääbki ainult koduseinte vahele. Kes selle politsei kutsub? Lapsed üldjuhul ei kutsu, sest isegi kui su vanem peksab teist vanemat, siis lapse instinkt on ikka mõlemat vanemat mingil määral kaitsta. Ühte tahad vägivalla eest kaitsta, aga ei taha, et teine vangiga läheks. Lapsena on see olukord võimatult keeruline ja vanemate vahel üldjuhul selleks, et üldse jääda kokku kellegagi, kes sulle on juba haiget teinud nii olulisel määral, selleks peab tegemist olema mingisuguse väga ebaterve kaassõltuvussuhtega, ehk seal ei ole kedagi sellist, kes seda politseid kutsuks. Aga sõltumata sellest, et Tõnis Sildarule ei ole politseid kutsutud lapsevastase vägivalla tõttu, on selline vägivald aset leidnud ja see on tõendatud. Seda fakti ei muuda süüdimõistva otsuse puudumine. Süüdimõistva otsuseni ei pruugita jõuda erinevatel põhjustel. Mõni asi võib aeguda, mõnel juhul võib kannatanu aga toimunut eitada selleks, et kaitsta toimepanijat ja sõbrad taaskord. Perevägivalla puhul see on väga sage nähtus. Väga kahjuks ja väga kurvastavalt, aga see on nii. Päev pärast seda, kui EOK otsustas, et Tõnise kasuks tuleb teha erand, temal ei pea olema treeneri kutset, et saada preemiat, tema võib niisama ka. Päev pärast seda laekus neile siis see kurikuulus foto, mis tänaseks on ka Eesti Ekspressis avaldatud. Postimees avaldas selle kohta illustratsiooni, mis kujutas üht inimest, täiskasvanud inimest last kägistamas. Ja Delfi mingil põhjusel kirjeldas seda põhimõtteliselt lihtsalt kui tahvli äravõtmist. Kes fotot on näinud, teab, et see kindlasti ei olnud lihtsalt niisama tahvelarvuti äravõtmine. Sõbrad, kui te sellisel moel oma lapselt tahvelarvutit ära võtate, siis on teil ka abi vaja. Ja seda fotot kirjeldasid teised osapooled ka palju karmimalt kui Delfi. Ma ei tea, mis Delfis toimub, kes seal nagu nii armunud on Tõnisesse, et nii kurdi valgeks rääkis selle musta. Aga näiteks EOK president Kersti Kaljulaid nimetas pildil kujutatud karmiks väärkohtlemiseks. Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli ütles, et pilt kirjeldab vägivaldset käitumist. Aga nagu ma teile juba alguses ütlesin, siis sellel vägivallarünnakul oli tunnistaja. Teine alaealine poiss, keda Tõnis sel ajal treenis. Ja see tunnistaja saatis toimuva ajal ja vahetult pärast seda sõnumeid. Nii Henri emale kui tema õele, kes mõlemad viibisid sel ajal Eestis. Ta saatis sõnumeid, ta saatis foto, ta saatis helisalvestisi. Ja enne kui te jõuate vastavat kommentaari trükkima hakata, siis jah, kõik need asjad jõudsid ka politseisse. Selleni me jõuame tagasi, aga hetkel lähme nende tõendite uurimise juurde. Fotot ma siin uuesti näitama ei hakka, see on avaldatud Eesti Ekspressi poolt ja Postimehe illustratsioon ei vasta küll üks-ühele sellele fotole, aga ta vastab üks-ühele sellele, mis päriselt toimus. Ja seda, mis päriselt toimus, tõendab tunnistaja kirjeldus, mille tunnistaja andis vahetult kõige selle toimumise ajal ja pärast seda. Aga ühte asja ma küll rõhutaks veel seoses fotoga. Ma loen teile Delfi kirjeldus ette. Delfi kirjeldas seda fotot nii. Fotol on 13-aastane Henri diivanil pikali, pikad juuksed üle diivani ääre ning Tõnis Sildaru on tema kohal põlved samuti diivanil ja mõlema käed haaramas jõuliselt kandilisest esemest. Henri paistab näost punane ja tema suu on avatud just kui ta karjuks. Ma ei tea, kes Delfis seda pilti vaatas ja kas ta tahtlikult või tahtmatult jättis mainimata selle, aga fotolt on selgelt näha, et Tõnise käsi on lapse särgi all. Kas ta tuleb kaela juurest või ta on sinna liikumas? Ei oska öelda, aga fotol ei ole näha, et Tõnis haaraks parasjagu tahvelarvutist. Tahvelarvuti küljes on Henri käsi. Tõnise käsi on lapse särgi all. Aga see foto üksi ei anna edasi seda, mis päriselt toimus. See, mis päriselt toimus, oli kordades hullem. On 3 heliklippi ja sõnumid.
Need on edastatud 2 sõnumi lõimes. Üks on Henri emale, teine on Henri õele, sest see tunnistaja, see laps oli paanikas ja õigustatult paanikas, sest on teisel pool maakera, tema, Henri ja Tõnis Sildaru ründas Henrit. Ja see on loomulikult arusaadavalt väga hirmuäratav olukord lapse jaoks. Ma ei mängi teile neid heliklippe sellepärast, et need võivad mõjuda väga traumeerivalt, sealt on kuulda selgelt hädas oleva ja abivajava lapse häält. Ma kirjeldan teile, mitte ainult kirjeldan, ma loen teile ette transkriptsiooni, ma transkribeerisin nii hästi, kui ma sain, mõned sõnad on vahelt kadunud, aga mingeid asju on väga selgelt kuulda. Ja ma esitan teile kõigepealt ühe sõnumilõime, täpselt nii nagu tulid sõnumid ja helifailid ja siis teise. Esimene sõnumilõim on siis see, kus sõnumite adressaadiks on Henri ja Kelly ema, kes viibib selle ajal Eestis. Vägivallarünnak toimus Uus-Meremaal, ema on Eestis. Tunnistaja saadab sõnumi, Tõnis pani Henri nutma. Kägistas teda. Ma jätsin teile praegu hetke seidimiseks, et teile jõuaks kohale kõigile teile, kes te olete nii tulihingeliselt Tõnist kaitsnud, et tunnistaja mustvalgelt ütleb, et Tõnis kägistas oma 13-aastast last. Sellele järgneb heliklipp, mis on mõned sekundid pikk, kust on kosta lapse hääl, mis ütleb lõpeta ära ei. Siis on teine pikem heliklipp üle 30 sekundi, kust on kuulda järgnevat. Mõned sõnad on veidi arusaamatud, mis tähendab, et midagi jääb siit vahele. Ma loen teile ette seda, mida on sealt kuulda. Kõigepealt on kuulda Tõnise häält. Ole vait. Siis on kuulda last, kes meeleheitlikult nutuse häälega karjub. Mida sa teed? Mida sa teed? See hääl on selline paaniline. Tõnis, jube valus on sul. Ma hoiatan ette, ma Tõnise häält ei tee eriti hästi järgi. Lõpus võib õnnestub, ta teeb seda ossi asja lõpus, aga siin vahepeal ma ei oska seda järgi teha. Ja siis Tõnis vastab, siis laps, eks ole, meeleheitlikult küsib, et mida sa teed? Tõnis vastab, mida ma teen? Vastan su küsimusele, võtan ära tahvli, sest sa ei oska käituda. Laps vastu, ei võta ära, miks? Ise sa ütlesid reisi alguses, et sa ei võta mitte ühtegi asja ära ja nüüd sa lihtsalt täiega valetad. Tõnis, praegu sina mulle valetad, sa valetasid, et sa käitud hästi, valetasid. Laps, ei, ma ei öelnud, et ma käitun hästi, mida sa valetad, ise sa praegu ajad oma asja kokku ja siis on midagi, ei ole hästi kuulda, siis on Tõniselt selline, kuuled vä? Selline hästi agressiivne, kuuled vä? Laps vastu, mida? Tõnis, ma annan sulle juhtmega nagu see on ühe poisi nimi, ma ei ütle seda, nagu sellele teisele lapsele antakse kodus, tead seda või? Ehk ta ütleb talle, ta ähvardab juhtmega peksta, ma annan sulle juhtmega, nagu teisele lapsele antakse kodus, tead seda või? Neid väesid on seal väga palju muideks. Seal taustal on kuulda sellist hingeldamist, ähkimist, rahmeldamist ja laps meeleheitlikult karjub, ära tee! Selline tõsiselt valus kuulamine. Ja Tõnis paneb vastu ja ma lugesin kokku 4 korda. See on niimoodi, et ära tee ja need järgmine lause läheb natuke niimoodi korda mööda, aga Tõnis ütleb 4 korda järjest. Sa ei saa aru vä? 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 Ja konkreetselt vä, sa ei saa aru vä? Ja taustal on kuulda hingeldamist ja rahmeldamist. Ja siis edastab tunnistaja selle foto, mis siis meedias on nüüd avaldatud. Sellele järgneb see foto. Ema küsib, issand, miks? Tunnistaja vastab. Ta tahab sinuga rääkida, aga Tõnis ei luba. 13-aastane laps viibib teisel pool maakera Uus-Meremaal treeninglaagris, tahab emaga rääkida, aga isa ei luba. Selle asemel kukub teda kägistama. Ma ütlen ausalt, ei ma ei ütle, mida ma tahaks teha Tõnisega. Inetuid asju tahaks teha. Nii lõim jätkub. Ema vastab, arvata on, et ei luba. Kas Riit sai nüüd läbi, kus Henri on? Tunnistaja vastab, oota, ma kirjutan pärast poole, ma ei tohi praegu. Ema, okei. Tunnistaja, ärge helistage palun mulle, ma kustutan chati ära, ok. Ema küsib, kas saadame teile sinna mingit abi? Tunnistaja vastab, igaks juhuks, ei, kõik on norm. Ema küsib, kindel? Tunnistaja vastab, jaa. Ema küsib, rahulik või pigem mitte? Tunnistaja vastab, jaa. Ema küsib, või miks siis helistada ei tohi, kui norm on? Tunnistaja, ei, palun, siis ta teeb mulle halba, juba karjus. Taas kord teile väike seedimishetk, et jõuaks kõigile kohale, mida te just kuulsite ja nägite. Alaealine laps, Tõnise treenitav toona, treeninglaagris näeb pealt, kuidas Tõnis tema sõnul kägistab oma 13-aastast poega ja siis ta ütleb täiskasvanud inimesele, kellega ta on ühendust võtnud, et ära palun helista, siis ta teeb mulle halba, juba karjus. Ehk see laps kartis, et Tõnis võib talle ka haiget teha. Kas palun keegi võiks EOK-d ka teavitada? Et see ei ole okei. Ema kirjutab edasi. Nüüd hakkab Tõnis mulle kirjutama. Tunnistaja.
ma pean ära panema, Henri veits rahulikum, tšau. Ema küsib, Tõnis käsib, tunnistaja, mida? Ema küsib, kas ta murdis Kelly tahvli pooleks? Tunnistaja, jaa. Ema küsib, käsib ära panna? Tunnistaja, ei, ma olen enda toas, ok, tšau. Ema näitab siis pöial üles ja ütleb, et kui miskit on, siis anna kohe teada. Tunnistaja, ok, tšau. Ema kirjutab, saame teile vajadusel sinna abi saata. Tunnistaja, ei, rahu juba. Ema, okei. Tunnistaja, suht, ma annan teada, kui halb. Ja siis pöial üles. Ema, thanks, kas Henril telefon on? Tunnistaja, ei, ära helista palun, just läks rahulikumaks, väga norm nüüd, ära helista palun, siis läheb jälle käima tüli. Ema, ei plaanigi helistada. Tunnistaja, väga hea, aitäh, mul jäi süda seisma, kui nad karjusid. Lapsel jäi süda seisma, kui Tõnis seal oma 13-aastase poja peale karjus. Selline treener. Ema vastab, lihtsalt, et teada, kas tal on võimalik ise kontakteeruda, kui tahab, saab. See oli nüüd see esimene sõnumilõim. Võtame tähtsama kokku. Siin on alaealine poiss, kes oli ka Tõnise treenitav toona, kes nägi seda, mis juhtus ja kirjutas sellel ajal, kui see kõik toimus, et Tõnis kägistas oma last. Need on tunnistaja sõnad. Tunnistaja, kes ei ole eelnevalt kellegi poolt töödeldud, keda pole kuidagi mõjutatud, kes lihtsalt on paanikas ja hirmus ja kirjeldab seda, mis on. Ta ütles, et Tõnis kägistas last. Ja teine asi, ta kartis enda turvalisuse pärast. Ta ei tahtnud, et keegi helistaks talle. Ta kirjutas, ja ma tsiteerin, ei, palun, siis ta teeb mulle halba, juba karjus. Ehk ta kartis, et kui Tõnis saab teada, et ta on seal kellegagi ühenduses ja keegi talle helistab, siis võib Tõnis talle ka halba teha. Neid sõnumeid kui tõendit ei lükka mitte miski ümber, mitte miski, sest see on vahetult sel ajal, kui see kõik toimus. Kõik, mis pärast võis tulla, võis suure tõenäosusega olla juba manipuleeritud. See, mis siin on ehe, autentne ja vahetu. Nüüd samal ajal saatis see poiss ka Kellile sõnumeid alguses, küsib, et kas see on Kelly. Kelly paneb vastu küsimärgi. Poiss küsib, kas see on Tõnis. Kelly on segaduses, et mida? Kelly olen. Poiss siis vastu, et okei, väga hea. Pöial üles ja saadab siis Kellyle sama foto sellest rünnakust. Kelly vastab, et emps saatis mulle juba. Poiss, ta murdis su iPadi ära. Kelly küsib tegelt. Poiss vastu, et I was checking, okei, bye, ma ei tohi rääkida. Ta vaatab, ütles, et võtan ära. Siit saab järeldada, et siis ta kartis, et Tõnis võtab temalt ära, mis iganes seade tal käes oli, telefon või tahvel või mis iganes. Ja siit nüüd tuleb järgmine heliklipp. See tunnistaja edastab Kellyle heliklipi, mis on umbes 20 sekundit, kust on kuulda, et kogu see rünnak Tõnise poolt on seotud sellega, et laps tahtis emaga rääkida. Sest siin laps ütleb, ära sina räägi minuga. Tõnis küsib, mida sa haugud? Laps vastu, mida ma haugun? Haugun nagu üks koer, mina tahan emmega rääkida. Sina ei luba, sa keelad mul praegu emmega rääkida. Ja siis on mingi arusaamatu lause, millest mina ei saanud aru. Jah, arusaamatu lause, millest mina ei saanud aru. Lause, millest mina ei saanud aru, võib-olla keegi teine teravama kõrvaga saaks, mina ei saanud. Tõnis vastab midagi ja osad sõnad lähevad kaduma, aga mida kuulda on, minu vanad kõrvad kuulsid, oma last võib, lapsevanemal on õigused. Ja siis on veel mingi tekst, millest mina enam aru ei saanud, aga kokkuvõttes tuleb siit välja, et see konflikt siis oligi seotud sellega, et 13-aastane laps, kes viibis Uus-Meremaal treeninglaagris, soovis suhelda emaga, kes viibis samal ajal Eestis ja treener, kaldkriips isa, või see on nagu ühte sulandunud asi, eks ole, treener isa treener ei lubanud ja sealt edasi läks asi nii hulluks, et tunnistaja kirjeldas seda kõike kui kägistamist, aga edasi kirjutab tunnistaja Kellyle, veel hullem on tegelt, enne karjusid, tagus Henrit. Palun ärge helistage, mul nüüd sitt, thanks. Siin ka taustaks lihtsalt pidage meeles, et Kelly on siin alaealine. Ta on 17-aastane ehk ta on ise ka veel laps ja ilmselgelt ega ta midagi teha ei saa, olles teisel pool maakera ja lisaks minu jaoks ka see, kuidas siin sellest kõigest räägitakse, annab aimu, et kui normaliseeritud oli vägivaldne käitumine selles peres, mis on väga-väga hirmutav. Ja siis Kelly küsib vastu, kuna siin vestluses tuli välja, et see oli tema tahvelarvuti, mida siis Henri seal kasutas. Kelly küsib, et sorry, kas sul on võimalus sellest iPadist pilti teha kuidagi? Tunnistaja vastab, ei, mine pekki, ma ei saa, minult võetakse ära nüüd. Tere. Ma ei lugenud kokku mitu tere seal oli. Ära helista. Ehk see poiss oli paanikas, et kui nad helistavad, siis Tõnis saab aru, et ta on nagu suhtluses kellega, kes tuleb jama. Kelly siis vastab, et sorry, aga kui saad, siis proovi kuidagi. Tunnistaja vastab, okei, bye. Kelly kirjutab, või palun, ürita Henrit kaitsta ja vahele minna. On ju? Tunnistaja, ma kustutan chati ära. See kõik oli 10. oktoober 2019, vähemalt Eesti aja järgi, sest mina olen näinud neid Eesti-poolseid otsi sõnumi vahetusest. Ma ei tea, mis see kuupäeva kellaaeg siis teisel pool maakera oli, aga 2 päeva hiljem, 12. oktoober Eesti aja järgi saadab tunnistaja veel sõnumi. Su isa on nii taun, lihtsalt sõitis minema, midagi ei öelnud. Kelly küsib siis, et kuhu ta sõitis.
ja poiss vastab, et Mäele. Ja minule teadaolevalt oli Tõnis ainuke täiskasvanud inimene nende poistega sel hetkel seal treeninglaagris, mis tähendab, et sellest johtuvalt jättis nad veel seal järelevalveta, need alaealised seal kaugel Uus-Meremaal. Ehk mida need tõendid siis kokku näitavad? Tunniste sõnul siis Tõnis Sildaru kägistas ja tagus oma alaealist last ja ta karjus niimoodi, et tunnistaja oli mures enda turvalisuse pärast. Ehk rõhutan veel kord, Tõnis Sildaru käitus treenerina treeninglaagris selliselt, et ühte treenitavat ta kägistas ja tagus ja karjus nii ja käitus nii, et teine treenitav kartis oma turvalisuse pärast Tõnise käitumise tõttu. Ja kui sellelt tunnistajalt küsiti, et miks siis helistada ei või, kui kõik on rahulik, siis tunnistaja vastas ei, palun, siis ta teeb mulle halba. Palun nüüd seedige seda infot natuke. EOK president Kersti Kaljulaid on selle kohta hiljem öelnud, et isiklikult olen väga nördinud, et see pilt ja helifail ei jõudnud politseini siis, kui see tehtud on. Kerstile ja kõigile teistele teadmiseks, et see pilt, need sõnumid ja need helifailid jõudsid politseisse aastal 2020, kus juures Kelly ja ta ema pöördusid EOK-sse, kes suunas nad ohvriabisse, kes suunas nad politseisse. Ja kõigile neile, kes nüüd tahaks kohe hüpata, et aga ema. Täna mina emast ei räägi, väga lihtsalt põhjusel, sest tema ei olnud see, kes last kägistas ja tagus ja tema ei ole see, kes täna last selles rünnakus süüdistab. Jah, loomulikult neid materjale lugedes mõtlen mina ka, et kui Tõnis oleks minu laste isa, siis tema täna enam ei hingaks ja mina oleks tõenäoliselt vangis. Mitte, et see lastele kokkuvõttes parem oleks, aga noh. Ja selles 2021. aasta Postimehe artiklis, millele ma enne viitasin, on siin ka Lilian selgitanud, et kui EOK-st neid ohvriabisse suunati, siis seal löödi tal pilt selgeks. Näitasin tõendeid, pilte ja asju. Ohvriabi inimene küsis mu käest, miks te pole politseisse pöördunud? Ütlesin, et ma ei taha ju Tõnisele halba. Selle peale öeldi, et miks ma teda kaitsen, peaksin kaitsma oma lapsi. Vot see oligi koht, mis lõi asja klaariks. Ja sellest probleem ongi, et perevägivalla puhul tihti kaitstakse toimepanijat. Nüüd, kui te mõtlete, miks see menetlus kuskile jõudnud, seda te peate küsima uurimisasutuselt. Ja veel parem küsige Tõniselt, et kuidas neid lapsi töödeldi enne, kui nad vestlesid politseiga. Mida neile öeldi, midagi sellist, mida öeldi või tehti, mis võis neid mõjutada varjama tõtt? Ma ei tea ja ma ei taha isegi selle peale mõelda, sest tõenäoliselt on midagi väga haiget. On täiesti üheselt ja kaheldamatult selge, et selline kägistamine ja tagumine on kehaline väärkohtlemine ja mitte lihtsalt tavaline kehaline väärkohtlemine, vaid kehaline väärkohtlemine lähisuhte raames. See on kvalifitseeritud koosseis, mis tähendab kõrgemat karistust. Sellise teo eest on ette nähtud kõrgem karistus kuni 5 aastat vangistust. Tõnis oleks võinud selle asja eest aastateks vangi minna, kuigi olgem ausad, Eestis ei lähe keegi vangi, kõik saavad tingimisi. Aga see selleks. Siin üks tore kaasmaalane Aleksander Pihlak on sotsiaalmeedias märkinud, et palju räägitakse sellest, kuidas Tõnis Sildaru on geniaalne treener, et on 2 oma last olümpiamedalile saanud. Võib-olla oleks õigem küsida, kas ta suudaks treenerina viia ka neid nii kaugele, kelle üle tal isalikku mõjuvõimu pole. Neid, kes oma otsustes vabad on. Noh, Aleksander, ega mina ka ei tea, aga nende tõendite pinnalt, mida ma teile just tutvustasin, on selge, et vähemalt ühe treenitava puhul suutis ta treenitava korralikult ära traumeerida oma käitumisega treeninglaagris. Ehk ma pean ebatõenäoliseks seda, et Tõnis suudaks kedagi treenida hästi või isegi normaalselt üldse. Punkt. See kõik kallutab pigem arvama, et vastus on ikkagi ei. Mina ei pea tõenäoliseks, et Tõnis on tegelikult treener, kes väärib tunnustust. Ta on pigem inimene, kellel on 2 wunderkindi. Väga julged, väga osavad, sportlikud lapsed, aga kahjuks Tõnise treeningmeetodite osaks on selgelt olnud füüsiline ja vaimne vägivald. Sest korrutan veel kord, see kägistamise ja tagumise episood toimus treeninglaagris olukorras, kus ta ei olnud lapse käitumisega rahul, ei lubanud lapsele emale helistada ja tahtis tahvelarvuti ära võtta ja siis kuidagi muutus see kõik kägistamiseks ja tagumiseks, nagu tunnistaja seda kirjeldas. Ehk see on kõik osa tema treeneri tööst, mistõttu minu arvates ei tohiks küll mitte keegi tema kasuks ühtegi erandit teha. Üks asi oleks see, kui ta oleks kõikidele nõuetele vastanud ja siis EOK kehitab õlgu, et no jaa, aga me ei saa nagu ilma jätta, ta vastab nõuetele, aga see ei olnud nii, ta ei vastanud nõuetele. Nad ei pidanud tema kasuks erandit tegema, aga nad tegid seda. Sellest lähevad mõned neist vähemalt põrgusse. Selline inimene ei tohiks üldse lapsi treenida, veel vähem sellest preemiaid saada, aga okei. Mõni neist kehitab nüüd õlgu. Ütleb, et no jah, siit lugu, aga see juhtus ju aastaid tagasi, mingi 6,5 varsti saab 7 aastat, et mis vahet selle enam on? Esiteks, mis kurat teie vigastus on, kes te nii mõtlete? Teiseks, nagu ma jutu alguses ütlesin, selle 2019 aastal aset leidnud vägivallarünnaku relevantsus täna ei tulene mitte ainult sellest, et EOK on siin otsustanud Tõnist treeningmeetodite eest premeerida, vaid relevantsus tuleneb ka sellest,
Facebooki postitusest, millest ma alguses rääkisin. Üks osa sellest Facebooki postitusest Henri Sildaru nimelisel Facebooki kontol oli Tõnise kommentaar ja selle viimane lause oli, ma tsiteerin, täna käituksin ehk teisiti. Ehk. Sõnaveebi järgi osutab oletatavale või loodetavale võimalusele, milles siiski ei olda päris kindel. Ehk Tõnis ei ole päris kindel, kas ta täna kägistaks ja taguks last või mitte. Taguks, taoks, kuradi käänded raisk. Muidugi Tõnise versioon juhtunust on hoopis teine. Ja Tõnise versiooni me võisimegi tegelikult lugeda täismahus sellest Henri Sildaru nimelisel Facebooki kontol avaldatud postitusest. Kes iganes selle postituse seal tegi, asus süüdistama last, mina vormis. Ta teeskles, et ta on Henri ja võttis süü omaks. Ja see on see, mis peaks igal inimesel Eestis sita keema ajama, sest kurat, kui haige sa pead olema, et süüdistada last selles, et isa teda kägistas. Üks asi on see, et ongi mingi väga keeruline olukord, kus sul teismeline ründab vanemat. Selge on see, et vanem peab ennast kaitsma ja tohib loomulikult kaitsta, peabki kaitsma, aga isegi sellise hoopis teistsuguse näite puhul elu sees ei oleks õigustatud see, et vanem hakkab last kägistama. Teise inimese kägistamine sellises olukorras lapse ja vanema vahel ei ole osa enesekaitsest. Aga me ei räägi üldse sellisest olukorrast. Me ei räägi sellest, et oleks Henri kuidagi rünnanud oma isa ja siis isa pidi ennast kaitsma selleks seal teda kägistama. Sellest me ei räägi. Ehk siin ei ole mitte mingit õigustust. Ja nagu ma ütlesin, on rohkem kui üks põhjus arvata, et see inimene, kes selle postituse tegi Henri kontol, isegi mitte ei kooskõlastanud temaga seda. Üks asi on see, et paljud kahtlevad, et kas üldse mõni 19-aastane Facebookis postitab. Teiseks, selliseid esseelaadseid pikki tekste postitab. No seda teevad tavaliselt mingisugused keskealised ja ülespoole inimesed, kelle jaoks on selline Facebooki leht, selline päevik, kuhu nad oma mõttejada kirja panevad. Miks mitte? Tehke, kuidas soovite. Aga probleem tekib siis, kui keegi postitab lapse nimelisel Facebooki kontol, kus ta süüdistab last ja lapse nimel võtab omaks süü selle eest, et vanem last ründas. Aga nagu öeldud, siin on konkreetne tõend lisaks sellele, et kui tõenäoline see on, et Henri Sildaru selliseid postitusi ise kirjutab. Siin on küsimus sellest, kas ta üldse teab, mida seal postitatakse. Ja tervitan uuesti Aleksander Pihlakut, kaas interneti eestlane. Tema selle tähelepaneku tegi. See ei ole minu originaalaavastus, see on Aleksander Pihlaku detektiivitöö. Tema osutas faktile, et 9. märtsil kell 22.15 avaldab Postimees artikli selle foto kohta. Ning seal on kirjas. Henri Sildaru hoidus kirjalikus suhtluses vastamast küsimusele, mis fotol nähtavas situatsioonis juhtus, vaid sõnas. Tulevikus selgitan olukorda hea meelega, aga siin paneksin punkti. Eesmärk on 2030 taliolümpia. Ja see on täiesti aus vastus. Ta ei peagi kommenteerima. Selline asi oleks iga inimese jaoks räigelt traumaatiline ja ma olen teadlik, et selle käsitlemine ka täna on problemaatiline selle valguses, et see võib mõjuda traumeerivalt asjaosalistele. Aga nagu öeldud, kui keegi asub lapse nimel süüd omaks võtma olukorras, kus ta pole süüdi. Laps ei saa olla süüdi, kui vanem teda kägistab ja taob. Laps ei ole selles kunagi süüdi. Ja et keegi täna aastal 2026 võttis kätte ja läks ja sellist paska kirjutas sinna. Võt selle eest see inimene läheb küll kuradi kohe ja igavesti põrgusse. Aga ma pean ütlema, et Henri kommentaari juures, selle päris kommentaari juures, mis avaldati Postimehes, on väga huvitav see esimene lause. Tulevikus selgitan olukorda hea meelega. Mul pole õrna aimugi, mida ta sellega silmas võis pidada. Aga see meenutas mulle üht teist sportlaspere. Kes veel mäletab, siis see oli mõni aasta tagasi Norra kuulus sportlaspere ja ma ei suuda seda nime õigesti hääldada, nii et ma lihtsalt proovin kuidagi Ingebrigtsen. Seal oli ka tegemist tippsportlaste perega, kus isa treeningmeetodid olid viisakalt öeldes ebaeetilised ja need pojad ka lõpuks tulid välja isa vastu ja ütlesid, et ta rakendas nii füüsilist kui vaimset vägivalda, aga nad ei tahtnud seda teha. Nad ei tahtnud seda teha, nad selgitasid ka meedias, et nad tegelikult oleks lihtsalt vaikuses ja rahus isast nii-öelda lahku löönud treeningmaailmas, mis murdumiseni viis oli see, kui nad nägid, et isa tegi õega sama. Ja õe suhtes, õe kehalise väärkohtlemise osas isa ka süüdi mõisteti. Nüüd poja osas süüdi mõistmiseni ei jõutud, aga asi ei olnud selles, et ütlused ei oleks usaldusväärsed. See oli mingi mega keeruline kaasus, ma ei hakka nüüd seda siin lahkama. Point on selles, miks ma seda praegu mainin, on see, et ega lapsed ei taha reeglina vanemast negatiivselt rääkida. Miks mina siin täna videos näiteks julgen ausalt öelda, et jah, minu isa oli vägivaldne, mitte laste suhtes, jumal tänatud, vähemalt sedagi. Olen tänulik, aga ta oli ema suhtes vägivaldne ja ma julgen seda täna öelda sellepärast, et ta on surnud. Kui ta oleks elus, siis ma ütleks seda. Ma ei tahaks talle halba, sest ta on ikkagi minu isa, see on mega keeruline. Ehk lapsed reeglina ei taha niimoodi vanemate vastu avalikult minna, ka lihtsamas olukorras mitte, mida me siis veel keerulisemast olukorrast räägime,
aga igal inimesel on oma murdumispunkt ja ega Kelly ka ei rääkinud asjadest ju kohe, kui see toimus, sest ta oli siis ju alles isa mõjuvõimu all. Tema hakkas asjadest rääkima alles hiljem, alles siis, kui ta sealt olukorrast pääses. Ma nüüd seda seika rohkem ei kommenteeri, ma lihtsalt tahtsin öelda, et see üks lause oli väga huvitav. Pani küsima, et mida see tähendab. Aga see selleks. Edasi läks asi palju kummalisemaks. See oli siis 9. märts kell 22.15. Postimees avaldab artikli ja ütleb, et me küsisime Henrilt kommentaari. Henril oli selline napp vastus, et ta ei taha, eks ole, kommenteerida sisuliselt. Keskendume olümpiale, väga aus, läheb elu edasi. Aga siis mõni tund hiljem, 10. märtsi varahommikul avaldab keegi Henri Sildaru nimelisel Facebooki lehel detailse selgituse, mis asetab süü lapse õlgadele. Ja kurb on minu jaoks see, et peavoolumeedia presenteerib kui faktipähe, et see on nüüd Henri Sildaru, kes siin sõna võtab. Ma väga loodan, et ei ole. Ma siirat loodan, et ta ei usu päriselt, et tema on süüdi selles. Henri Sildaru ei ole süüdi selles. Ükski laps ei ole süüdi selles, kui vanem neid ründab, kägistab ja taob. Aga vaatame seda Facebooki postitust. Ja enne kui me selle juurde lähme, siis rõhutame üle. Ainsad inimesed, kes selle sündmuse juures olid Henri, Tõnis ja siis veel üks alaealine poiss. Minu teada see alaealine poiss ei ole avalikult sõna võtnud, ei ole meedia poole pöördunud. Tema läheb nüüd siit variantide laualt maha. Henri Postimehele juba ütles, et ta võib tulevikus kommenteerida, aga praegu ta keskendub järgmisele olümpiale. Henri on laualt maas. Jääb ainult Tõnis. Nendest kolmest jääb ainult Tõnis, kes saab üldse esitada mingeid faktiväiteid selle kohta, mis seal toimus. Sealhulgas valesid faktiväiteid saab esitada. Ehk isegi kui Tõnis ei kirjutanud seda teksti, mul ei ole tõendeid, et Tõnis kirjutas selle teksti, aga tõendid ütlevad mulle, et ainult Tõnis sai väita, et see nii oli, sest see, kes teksti kirjutas muuhulgas, ja ma nüüd korra hüppan tekstis lõpupoole, see postituse kirjutab ja ta kirjutab, nagu ta oleks Henri, eks ole, kirjutab, jagan siinkohal ka oma isa kommentaari konkreetse juhtumi kohta, kus ajakirjanikud on mingil põhjusel jälle ainult tema poole pöördunud, unustades ära, et mina olin üks osapool selles, mis nagu ajakirjanikud küsisid Henrilt, ta vastas neile, see vastus juba avaldati Postimehes mitu tundi tagasi, aga see, kes selle teksti kirjutas, seda ei tea. Ehk see ei ole Henri ja see ei ole Henriga ilmselt ka kooskõlastatud, sest see postitaja ei tea seda. Ja sisu poolest nagu loomulikult me küsime täiskasvanud inimeselt, aga okei, lähme selle postituse algusesse. Meedia äkki aitab. Nagu öeldud, siis paradoksaalsel kombel on just see postitus põhjus, miks tuleb uuesti ja veel valjemini rääkida. Tõnis Sildaru ründas oma alaealist last treeninglaagris, kägistas teda, tagustada, need on tunnistaja sõnad, mis tunnistaja pani sõnumitesse vahetult selle ajal kirja. Tunnistaja nägi seda pealt, kartis, et Tõnis võib talle ka halba teha. Nii et räägime küll, jah, räägime veel, sest see on päris kuradi tõsine asi. Ja see vestlus on täna veel eriti tähtis, sest ikka veel on inimesi ja nii kuradi palju ja nii valjuhäälseid inimesi internetis, kes õigustavad lastevastast vägivalda. Need inimesed võiksid kõik nüüd palun kas hakata aru saama, et see pole okei või siis ma ei tea, lõpetada hingamise või midagi. Aga postitus jätkab. Milles on asi? Ilmselt on Lilian või Kelly saatnud Eesti Olümpiakomiteele ja meediale materjalid, mis pärinevad aastast 2019. Saan täiesti aru, et kõrvaltvaatajale võib jääda ebameeldiv mulje, kuid kogu sellel perioodil on taust, mille nad jätsid ilmselt Kersti Kaljulaidile ja meediale avamata. Jah, sellel on taust, mille hulka kuuluvad sõnumid, mis näitavad, et tunnistaja kirjeldas toimunud kui kägistamist, tagumist ja tunnistaja kartis, et Tõnis võib talle ka halba teha. See on see taust, mis üldse peavoolumeediast välja ei tule. Aga konkreetsest episoodist. Ma olin siis 13-aastane ja mäletan endiselt, mis juhtus. See oli periood, kui mu ema ja isa olid juba lahku minemas. Aeg oli ärev ja suhted meie kõigi vahel pingelised. Sellel ajal ärgitas ema mind isa mitte kuulama, talle vastu haukuma. Selles episoodis istusin ma laagris päevi tahvelarvutis ja keeldusin seda ära panemast. See oli minu poolt inetu. Kinnitan, et mu isa ei teinud mulle liiga, kui ta minult tahvelarvuti ära võttis. Seda enam, et selle olukorra tekitamises oli mul endal süü. Ma väga siiralt loodan, et need ei ole inimese sõnad, kes lapsena selle rünnaku ohvriks langes sellepärast, et laps ei ole mitte kunagi süüdi, kui vanem teda kägistab ja taob. Ja nagu öeldud, siis olukord oli seotud sellega, et laps tahtis emale helistada. Sellest tekkis suurem konflikt. Ja mitte kuradi miski ei õigusta kägistamist ja tagumist. Vahet ei ole, mida see laps tegi. Ja ma väga loodan, et keegi pole suutnud seda inimest veenda, et tema lapsena kuidagi kandis süüd selles. Absoluutselt ei kandnud. Head sõbrad. Selliseid vähem või rohkem provotseeritud juhtumid on kõik juba politsei ja prokuratuuri poolt läbi uuritud. Ema poolt politseile edastatud materjali osas olen andnud selle episoodi kohta ka ise ütlusi. Uurimise tulemusena leiti, et Kelly ja Liliani poolt isa vastu esitatud süüdistused ei leidnud kinnitust. Punkt ja veel kord punkt. Provotseeritud. Mõelge nüüd selle peale, see rünnak toimus Uus-Meremaal treeninglaagris. Kelly ja ema olid Eestis, teisel pool maakera.
ja kui nüüd niimoodi teiselt poolt maakera on võimalik provotseerida Tõnis Sildaru selliselt, et ta kägistaks last, siis ühtepidi fantastiline rahvakangelane, milline treener, teistpidi kuradi hüpiknukk, et provotseerime teda teiselt poolt maakera, et ta kägistaks enda last. Väga usutav. Ja eks te küsige Tõniselt, kuidas lapsi töödeldi? Mida nad rääkisid menetlejatele, miks? Kas nad julgesid tõtt rääkida? Mis oleks juhtunud, kui nad oleks tõtt rääkinud? Sest tõde on peegeldatud nendes sõnumites, mille ma teile ette lugesin. Seda tõde ei lükka ükski hilisem eitamine ümber. Ja paraku ja kahjuks on nii, et perevägivalla ohvrid tihti kaitsevad toimepanijad ka aastaid hiljem. See on megakuradi keeruline teema, see perevägivald, lähisuhtevägivald. Seal tihti ei olegi ratsionaalset käitumist, see ei tundu kõrvaltvaatajale mõistlik. Kinnitan teile, et ma olin seni, olen täna ja olen ka edaspidi oma isa kõrval ja selja taga. Mul ei ole oma isa vastu mitte ühtegi pretensiooni. Mul oleks kindlasti palju öelda selle kohta, kui räpaselt on ema aastate jooksul minu isa vastu süüdistuskampaaniat korraldanud, aga ma tahan kogu selle vana loo ära lõpetada. Stopp, aitab. Palun lõpetage selle vana ja kõigi jaoks kurnava loo kordamine ära. See on politseis ja prokuratuuris läbi uuritud, see on meediast korduvalt läbi käinud, aitab. Ei aita, sest kes iganes selle tekstis ja kirjutas, süüdistas last selles, et isa last kägistas ja tagus. See ei ole kunagi lapse süü ja seda vägivalda eitada ja üritada seda kõike kinni mätsida. Seda me ei tohi lubada. Kui Tõnis Sildaru täna ausalt ütleks, et oli selline väga haige seik, sügavalt kahetsen, läksin psühhiaatri juurde, sain ravi, siis oleks hoopis teine teema. Aga see ei ole ju see, mis täna toimub. Siin toimub eitamine ja lapse süüdistamine. Ja nüüd siis see fantastiline jagan siinkohal ka oma isa kommentaari konkreetse juhtumi kohta, kus ajakirjanikud on mingil põhjusel jälle ainult tema poole pöördunud, unustades ära, et mina olin üks osapool selles. Nagu oot. Mõni tund enne seda postitust avaldas Postimees artikli, kus on kirjas Henri vastus ajakirjanikele. Sealt on üheselt näha, et Henrilt küsiti ja ta vastas. Ja see ongi see tõend, et Henri mitte ainult ei kirjutanud seda postitust, vaid et temaga isegi ei kooskõlastatud seda. See, kes postitas selle asja, ei teadnud, et Henri oli juba Postimehele kommentaari andnud. Eluliselt kõige usutavam ja loogilisem variant on see, et isegi kui Tõnis ei pannud neid tähtisi ja ise ritta, siis sisend pidi tulema Tõniselt. Sest just temal on kõige suurem motivatsioon selle olukorra kohta valetada ja paluda meediat vaikida. Ja ta kasutab selleks ära oma poega. Ja see, kuidas Tõnis on Henrit enda kaitsekilbina kasutanud, seda näete ka järgmistes osades vaimse ja majandusliku väärkohtlemise kohta. See on Tõnise modus operandi, ta lükkab Henri pulti. Selle asemel, et enda tegude eest vastutada ja mees olla, ta lükkab oma lapse pulti. Ja veel kord, kes iganes selle teksti kirjutas, nii see, kes andis siseni, kui ka see, kes otsustas, et see on jumal okei asi, mida postitada, need inimesed lähevad põrgusse. Kes iganes last süüdistab sellises asjas, läheb põrgusse. Ja siis on lõpus siin siis Tõnis Sildaru sõnad ära toodud. Tõnis Sildaru, koolon. Kui ma täna vaatan antud olukorda aastast 2019, siis otse loomulikult on mul piinlik. Võtsin Henrilt tahvli ära, lasin ka lendu mõned krõbedamad sõnad. Kusjuures neid sõnu mina ei ole kuulnud. Helisalvestises ei olnud krõbedaid sõnu. Neid on aga väga palju Kelly pihta varasemates salvestustes, milleni me jõuame järgmises osas. Aga siin mina ei kuulnud krõbedaid sõnu, vaid ma lugesin tunnistaja kirjeldust, et Tõnis kägistas, Tõnis tagus. Aga Tõnis jätkab siin, meie jaoks sai samas kohe ka tüli läbi. Isana seisin enda arvates õige asja eest. Kas see viis oli õige? See oli ainuke, mis pähe tuli, kui olin korduvalt korrutanud, pane tahvel ära. See oli keeruline ja emotsionaalne aeg. Täna käituksin ehk teisiti. Ehk võib-olla siiski kägistaks oma last ja taoks teda. Ja see, kuidas ta ütleb siin, et meil oli kohe tüli ka läbi, eks ole. Kägistad, taod, karjud ja siis teete näo, et midagi pole juhtunud. See on kõige kuradi ebatervem asi, mida pärast sellist asja teha. Kui sa oled oma last kägistanud ja tagunud, siis teha nägu, et seda pole juhtunud, on kõige haigem asi. Ei valetan, kõige haigem asi on siis pea 7 aastat hiljem Facebooki postitust, kui mitte ise kirjutada, siis anda sisend, mis lükkab süü lapse peale. See on kõige haigem asi, mida saab teha. Nagu öeldud, siis üks isik, kes võib selle postituse taga olla, on Tõnis ise. Sellest on juba valminud kaunis eestistatud meem. Sest esiteks toimu faktide kohta teavad ainult 3 inimest. Nagu öeldud, Henri andis kommentaari Postimehele, millest oli selge, et ta ei soovi täpsemalt täna sellest rääkida. Teine on see tunnistaja, toona alaealine poiss, kes minu teada pole meediasse pöördunud. Mina ei tea ka tema isikut muideks, sest mul pole vaja teada. Ma ei küsi kunagi rohkem isikuandmeid, kui mul on vaja teada. Kui just inimesed pole juba mulle saatnud, mis juhul ma ütlen, et no palun ärge saatke mulle isikuandmeid, kui pole vaja. Ja kolmandaks jääb Tõnis. Ehk ta on ainus 3 inimesest, kes seal osales selles episoodis, üks oli tunnistaja, ta otseselt ei osalenud, aga ta oli ainus nendest 3, kes siin saaks seda sisendit loogiliselt anda. Teiseks, motiiv sellise pläusti kirjutamiseks on kindlasti vaid Tõnisel. Motiiv on temal teha nägu, et siin ei olnud vägivalda, kuigi selgelt oli, sest tunnistaja ütles, et oli. Ja kolmandaks, mul ei ole küll tõendeid selle kohta, kes täna
Henri Sildaru nimelisel Facebooki lehel postitab, aga mul on tõendeid selle kohta, kes tegi seda Kelly Sildaru lehel isegi aastaid pärast seda, kui Tõnis ja Kelly olid lõpetanud koos treenimise ja olid juba mitmes kohtuasjas vastastikku olnud ja selgelt olid suusad täiesti ristis. Tõnis Sildaru kusjuures postitas Kelly Sildaru nimelisel Facebooki lehel veel aastal 2023. Ja ta vastas lehe kaudu ühendust võtnud inimestele veel aastal 2024. Saate aru, ammu, aastaid pärast seda, kui ta olid tütrega teed lahku läinud, ta olid täitsa tüli läinud. Ja kui aastal 2024 mõnele inimesele Tõnis vastas, et Kelly ei halda seda lehte, näiteks siin keegi, kes Kelly peale kuri on, siis Tõnis kohe ütleb, et Kelly ei halda seda lehte. Aga kui üks perega seotud inimene kirjutas sinna, siis Tõnis ei öelnud kohe, et see siin ei ole Kelly. Ma ei vasta Kellina, ma olen hoopis Tõnis, tere. See on näha selle siis lehe haldaja poolt on näha, milline isik on vastanud. Hiljem siis Kelly täpsustab, et sorry, see ei olnud üldse mina, see oli Tõnis. Ja siin on neid naljakaid seikasid Kelly Facebooki lehega veel, et näiteks aastal 2021 tegi Tõnis postituse sinna Facebooki lehele. Meedia korjas selle üles ja pani need sõnad Kelly suhu. Meedia esitas seda, kui Kelly Sildaru oleks postitanud ehk tema oleks nagu nii öelnud, kuigi see oli Tõnis. Ja Tõnis juba ammu enam ei rääkinud Kelly eest. Muuhulgas sellepärast, et Kelly oli selleks ajaks täisealine, aga ka sellepärast, et nad ei teinud enam koos tööd, trenni. Kelly ei olnud enam see kuradi tõu hobune, kes Tõnisele võistlusi võitis ja raha sisse tõi. Ja teate, mis veel hullem on? Mitte ainult see, et Tõnis postitas Kelly kontole ka pärast seda, kui Kelly oli täisealine, nende professionaalsed teed olid lahku läinud. See on üks asi. Ja kes ei tea veel, siis Tõnis muideks on see, kes kogu pere avalikkuse ette lükkas. Tõnis on see, kes hakkas väikest last lükkama kaamera ette selleks, et saada sponsorite tähelepanu ja raha. Nii et kui te küsite, miks see kõik avalik on, see on pere siseasi, see pole pere siseasi, sest Tõnis muutis neid sotsiaalmeedia pereks. Tõnisel oli väga tähtis, kui palju on Kellil näiteks Instagramis järgijaid, mida iganes, followers, järgijad. Sellest räägime vaimse tervise ja ka majandusliku väärkohtlemise episoodis, sest on helisalvestis, kus Tõnis heidab Kellile ette, et mis mõttes sul on ainult 30 000. See on nagu, see pole mingi number, see on olematu ja siis loetleb seal mingid tegelasi, mingid sportlasi, ma eeldan, kellel on palju rohkem Insta inimesi. Aga see selleks. Veel huvitavam on see, et Tõnis ja tema vend Madis Sildaru keeldusid Kellile andmast kontrolli tema enda nimelisele Insta kontole. Jah, Instagrami konto nimega Kelly Sildaru, mis jättis toona mulje, nagu postitaks seal Kelly Sildaru, tegelikult ei saanud Kelly Sildaru sellele pikemat aega isegi üldse ligi. Isa Tõnis ja onu Madis keeldusid talle andmast ligipääsu tema enda nimelisele Instagrami kontole. Ma loen teile ette selle vestluse, kui Kelly üritab saada ligi oma Instagrami kontole, mille nimi on Kelly Sildaru. Sorry, ma pean seda kogu aeg rõhutama, sest see on nii absurdne minu arust. Kelly küsib, kas ma saan koodid või ei? Madis vastab, ma ei saa sulle kahjuks neid paroole anda, kuna need kontod ei ole otseselt sinu omad. Samuti ma ei saa sulle niimoodi ligipääsu anda, kuna te Spenceriga ähvardate ja skeemitate ning üritate seda fännilehte ära varastada. Spencer siis oli Kelly manager. Madis Sildaru nimetab seda fännileheks, mille Kelly isa lõi, mis on justkui vara, mis kuulub igavesest ajast Tõnisele. See näitab jälle, kuidas Tõnis suhtus oma tütresse kui tootesse. Tütar oli isikubränd, mis kuulus Tõnisele ja oi, kuidas Tõnis ei tahtnud sellest lahti lasta. Madis jätkab. Ma hea meelega annaks sulle ligipääsu, aga kuna see on tiimi vara ja te pole suutnud seda ära jagada, siis ma arvan, et sa saad aru, miks ma ei saa sulle ligipääsu nii anda, kui te üritate seda täiesti endale võtta. Kui sa tahad sinna lehele midagi üles panna, siis ma suurima hea meelega aitan sind ja olen nõus sinna asju üles panema. Sa võid mulle pildi story saata koos captioniga ja ma panen selle esimesele võimalusele üles. Ehk Madis Sildaru keeldus, öeldes, et see on tiimivara ja sõbrad, see tiimivara jutt on kõige kuradi parem asi üldse. Me jõuame selleni majandusliku väärkohtlemise juures, aga kui räägitakse tiim Sildarust, siis sellist asja pole kunagi olnud. Sponsorlepingud olid kas Kelly nimel või osad olid ka mingi hetk tekkisid Henri nimele ja siis mõned, ma saan aru, mingid üksikud olid sellised, kus oli mõlemale, aga kõik oli isikuline. Mida Tõnis tegi, üks asi, mida talle ka ette heidetakse, on see, et ta võttis raha, mis oli mõeldud Kellile ja lasi sponsoritel kanda selle hoopis MTÜ kontole. MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi, sellest räägime pikemalt majandusliku väärkohtlemise videos, aga kellel on juba huvi, minge äriregistrisse, vaadake seda MTÜd ja uurige, kas Kelly Sildaru nimi käib sealt kuskilt läbi, vaadake ka ajaloolisi andmeid ja leiate, et tema nime seal kuskilt ei leia peale MTÜ nime, vaadake kõrvale ka MTÜ tuluridasid ja millal lakkas MTÜ-sse tulu laekumast. Selle MTÜ-ga pole Kellil kuna mingit seost olnud. Kelly pole selle MTÜ asutaja, Kelly pole selle MTÜ juhatuses kunagi olnud, ta pole isegi mitte selle MTÜ liige ja selle MTÜ põhikirja järgsed eesmärgid ei ole mitte kuidagi seotud spetsiifiliselt Kelly sportimisega, vaid üldisemalt kurdi vigursuusatamisega. See, kuidas nad lihtsalt kasutasid Kellyt
kui sellist. Ongi tõuhobune on parim kuradi näide, see on nagu maakohus ütles, see on nagu tõuhobust aretad, et see muudkui teeniks sul raha ja siis lükatakse see MTÜ-sse, kus kellil on 0 seost. Ja siis nad räägivad tiimivara, ainult et juriidiliselt kellit nagu pole tiimis ka mitte, aga sellest räägime majandusliku väärkohtlemise osa juures täpsemalt. Edasi on näha, kuidas Kelly üritab Madisele helistada, Madis vastab, ma ei saa hetkel rääkida, võid mulle siia kirjutada, siis Kelly saadab talle mingid pildid, et palun pane need siis story'sse, küsib, et pole vist veel üleval, küsimärk, helistab uuesti ja siis kirjutab Madisele, et nagu näha, siis see ei tööta, et sina paned, sest ikka veel sa pole suutnud seda story't üles panna. Ja siis Madis vastab, esiteks see pole faktiliselt õige ja teiseks saad sa ise ka aru, et see content ei lähe selle lehega kokku. Siis Kelly ütleb, mis mõttes, et miks ei lähe, ma ei saa ligi oma kontole. Ja Madis vastab, esiteks, see on teie kõigi konto, kui ma annan sulle ligipääsu, siis sa üritad seda ära varastada teistelt, mis ei ole teiste suhtes ka aus. Palun mõelge nüüd, mida Madis Sildaru ütleb. Ta ütleb Kellile, et sa üritad teistelt ära varastada Kelly Sildaru nimelist personaalset Instagrami kontot. Kui kuradi haiged need inimesed on? Reaalselt nad arvavad, et Kelly Sildaru kuulub neile. Ma lihtsalt ei suuda teiega mitte jagada infot, mida me käsitleme täpsemalt majandusliku väärkohtlemise videos, aga etteruttavalt märgin ära, et Tõnis Sildaru esitas kuriteokaebuse Kelly Sildaru ja tema ema suhtes ja heitis Kelly Sildarule ette seda, et Kelly olevat temalt varastanud enda nimelise personaalse Instagrami konto, sest Tõnise nimel on see hoopis fännileht, mis on Tõnise loodud ja kuulub Tõnisele. Kuid see läheb veel paremaks, sest sellist asja ei teinud Tõnis mitte ainult mõni aasta tagasi Instagrami konto osas, vaid ka nüüd hiljuti Kelly Sildaru nimelise Facebooki lehe osas. Selle Facebooki lehe kontrolli üle käis aastaid vaidlus ja võitlus. 10. novembril 2023 Kelly Sildaru on Madise ja Tõnise täieliku kontrolli ära võtnud ja siis 4 päeva hiljem, 14. november, tuleb Tõnis tagasi ja annab endale Madisele uuesti mingid õigused. Ja siis läheb veel aega mööda, nagu ma ütlen, aastal 2024 veel Tõnis vastas selle lehe kaudu inimestele. Vahel ütles, et see pole Kelly, vahel ei öelnud. Ja nüüd mõni kuu tagasi, veel 2025. aasta detsembris, täpsemalt 27. detsembril aastal 2025 esitas Tõnis Sildaru oma tütre Kelly Sildaru suhtes kuriteokaebuse, sellepärast, et tema väidab, et Kelly Sildaru on varastanud Tõnis Sildarult Kelly Sildaru nimelise Facebooki lehe. Saate aru, Tõnis Sildaru veel 27. detsember 2025 esitas kuriteokaebuse, kuigi talle juba aastaid tagasi öeldi, et Tõnis, sa oled lollakas, kui sa tahad mine tsiviilkohtusse, aga siin on huvitav ja pange tähele, siin on selline lause sees. Henri Sildaru, kes on tänaseks täisealine, on üheselt kinnitanud, et tema nimeline leht kuulub samuti Tõnis Sildarule kui loojale ja haldajale ja see on siis info, mis on esitatud kuriteokaebuses. Ehk Tõnis ütleb, et Henri kinnitab, et Henri Sildaru nimeline Facebooki leht kuulub Tõnis Sildarule ja seda haldab Tõnis Sildaru. Hea peavoolumeedia, palun korjake nüüd see info üles ja edaspidi ärge väitke, et Henri Sildaru on midagi öelnud, kui seal on postitanud keegi Facebooki lehel nimega Henri Sildaru, sest nagu Henri ise kinnitab, siis see leht kuulub Tõnisele, seda haldab Tõnis ja meil ei ole põhjust arvata, et seal esitatud postitused on üldse kuidagi Henriga isiklikult seotud. See on kõigest fännileht, nagu Tõnis seda nimetab. Ja see on siin nii vaimne kui ka majanduslik vägivald, et see läheb nüüd sellest füüsilise vägivalla teemast veits kaugemale, aga miks ma teile kõike seda praegu juba rääkisin, on see, kuidas Kelly Sildaru nimelise Facebooki lehega ümber käidi. Nende jaoks on Kelly toode, Kelly on isikubränd, mis nad arvavad, et kuulub neile. Kelly fännileht on mingi tiimivara, tiim, mida juriidiliselt pole olemas, mis on seotud MTÜ-ga, millel on Kellyga 0 seost. Aga okei, see pole tänase jutu põhiva oli see, et kui keegi postitab Henri Sildaru nimelisele Facebooki kontole, siis on minu arvates meedia poolt ka täiesti ebaeetiline öelda, et Henri Sildaru ütles, et see tõenäosus, et ta ise postitab seal on sellist teksti, konkreetse postituse puhul ei. Seal on selge, et see, kes postitas isegi ei teadnud, et Henri oli juba Postimehega rääkinud ja kommentaari andnud, aga kuidagi ma ei saa aru, miks meedia kas seda ignoreerib, see on nagu mustvalgelt näha, Henri annab kommentaari, keegi postitab tema Facebooki kontole, ütleb, miks Henrilt kommentaari ei küsitud, keegi teeskleb, et on Henri ja ma ei tea, meedia ei näe, ei kuule, ei räägi, aga okei. Tulles aga tagasi tänasesse päeva, siis nagu juba mitu korda öeldud, siis EOK otsus Tõnise hüveks teha suur erand, et muidu on vaja treenerikutset, et saada mingit preemiat ja tuletan meelde, treenerikutse on ainus, mis seob treenerit spordieetika reeglitega. Treener võib olla igaüks võib täisealist inimest treenida, mitte mingit kuradi kvalifikatsiooni pole vaja, mitte mingit haridust, sa võid lihtsalt hakata treeneriks. Need on nagu nad ise hakanud terapeudid, sa võid lihtsalt öelda, ma olen treener, spordieetika reeglitega seoks sind ainult treenerikutse ja kui sa neid reegleid ei järgi, siis ähvardab treenerikutsest ilmajäämine.
kui sul seda ohtu pole, siis nagu fuck it, mis vahet seal enam on. Ja siis järgmine ala on juba, kui me jõuame karistusseadustiku juurde. Muidugi alaealiste puhul tuleb sinna vahele mängu veel üldisem lastekaitse, aga noh, kui oma vanem on see, kes neid asju teeb, siis on väga keeruline lapsel sellest olukorrast pääseda, eriti kui kõik kõrvalolijad ei näe, kuule, ei taha teada. Aga tulles nüüd Kersti Kaljulaiu postituse juurde, ma ei kadesta tema olukorda, sest kõik on tema peale kurjad, spordisõbrad arvavad, et ta poleks võib-olla pidanud üldse midagi ütlema või oleks midagi leebemat, pehmemat pidanud ütlema. Need inimesed, keda huvitab laste heaolu ja laste õigused ja huvid ja nende kaitse rohkem kui mingid kuradi medalid, need on jälle vastupidi kurjad, et mis kuradi soga see Kersti ajas, sest Kersti Kaljulaid tegi pika postituse sel teemal ja ta üritas kedagi veenda, ma ei tea keda, et ikkagi oli õigustatud teha Tõnise kasuks erand. Muuhulgas ta kirjutas, et kas medalid peaksid tippspordist tulema ükskõik millise hinnaga. Kui kas või mõned Tõnis Sildaru osas üles kerkinud kahtlused vastavad tõele, siis minu hinnangul mitte. Väärkohtlemisele pole Eesti spordis ruumi. Ja Kersti, tõendid Tõnise käitumise kohta on juba ammu avalikud olnud. See, et sa oled neid eiranud või et ülejäänud EOK täitevkomitee ei ole nendest huvitatud olnud, ei tähenda, et neid polnud olemas, ehk nagu mida püha silmakirjalikkust. Siis ta kirjutab veel. Esiteks, rõhutan, et see otsus ei rehabiliteeri kuidagi võimalikke varasemaid tegusid ega käsitle Tõnis Sildaru suhteid ühe või teise treenitavaga. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga kui sa kiidad treenerit treeneri töö eest, annad talle selle eest preemia, siis sa kiidad ka heaks selle, mida ta teeb treenerina selleks, et treenitavad trenni teeksid. Näiteks kui ta sõimab, türa sa vastik tõusik, ma vahel vihkan sind, ütleme oma lapsele, kui lapsel on trenniga tõrge või kägistab ja taob last, sest too tahab emaga rääkida, kes teisel pool maailma on. Ja sa siis ütled, et aga näe, see kõik ju viis medalini. Ja siis sa ütled, teeme erandi. Ta sai ju medali, teeme erandi. Täist selgelt sa rehabiliteerid varasemat käitumist. Et nagu taaskord mida kuradi püha silmakirjalikkust. Ja siis ta kirjutab veel, Henri Sildaru, kes on täna täisealine, on teinud otsuse töötada edasi tema kui treeneriga. Ehk siis Tõnise kui treeneriga. See koostöö viis hõbemedalini. Hõbemedali võitnud sportlase treenerile on ette nähtud tulemustasu 35 000 eurot. Toetan preemia maksmist põhjusel, et Henri sai hõbemedali ja teda treenis tema isa. See ei ole väärtusotsustus. Kes veel ei saanud aru video alguses, siis palun nüüd, pange tähele. Sama kuradi loogikat saaks rakendada muuhulgas või teiste hulgas Mehisvirule, Mati Alaverile, ükskõik millisele inimesele, kes on ükskõik mida korda saatnud, kui tal õnnestub mingi järgmine treenitav medalini viia ja järgmise treenitava osas ei ole süüdimõistvat otsust, et oleks järgmist treenitavat kuidagi väärkoheldud. Noh, võib-olla linna peal jutud käivad, aga süüdimõistvat otsust pole. Siis tuleks anda ka neile see preemia, sest täpselt need samad sõnad. Täiskasvanud inimene on teinud otsuse töötada edasi selle inimese kui treeneriga, koostöö viis hõbemedalini ja hõbemedali võitnud sportlase treenerile on ette nähtud tulemustasu. Täpselt samu sõnu saaks kasutada Mehisviru, Mati Alaveri ja kõigi teiste toredate spordikangelaste osas. Kõik peavad saama erandi osaks. Aga okei, Kersti, nice try, aga nagu mis kuradi mõttes, miks sa nii teed, ära sohuta, ära ürita isegi sohutada inimesi. Veel kord ainus, mis treenerit seob spordieetika reeglitega on kutse, kvalifikatsioon, treeneri kutse. Kui tal seda ei ole, siis ainus oht on see, et mõistetakse kriminaalkorras süüdi ja sinna vahele jääb terve kuradi sogane hall suhu igast võimalikust halvasti käitumisest treenitava suhtes, mis võib treenitavat eluaegselt traumeerida, aga kedagi ei koti, kui me jõudsime medalini. Ja noh, nagu öeldud, lastekaitse on ka teemaks, kui me räägime alaealistest, aga kui vanem suudab kuidagi lapse ära rääkida, mis iganes viisil manipuleerida last, et too ei räägiks tõtt otsustaval hetkel, siis kuidas seda last on võimalik aidata? Kuidas Tõnis lapsi manipuleerida võis? Võib-olla et vaimse vägivallaga. Selle kohta on ju Kelly ka palju juba rääkinud avalikkuse ees ja oma filmis, raamatus, igal pool on rääkinud. Ta on rääkinud ka sellest, kuidas Tõnis on ennast ähvardanud ära tappa. See on väga huvitav manipulatiivne võte, millest mul on ka teised inimesed teiste teemade kontekstis rääkinud. Üks kanalisõber jagas oma kogemust, kuidas tema ema pidevalt ähvardas ennast ära tappa, kui tal ei sobinud lapse käitumine, siis üritas lapse käitumist niimoodi suunata enesetapu ähvardustega. See on väga selge vaimne väärkohtlemine. Räägime sellest järgmine kord eraldi ja uuesti, aga mina ei tea, kuidas õnnestus neid lapsi töödelda, neid 2 last, kes seal kohutava sündmuse osaks olid, üks kannatanu, üks tunnistaja rollis aastal 2019 Uus-Meremaal, aga Kelly on aastaid sellest rääkinud oma isa probleemsest käitumisest ja siis nüüd on kõigil see kuradi Pikachu kärss. Aga noh, kes neid noori naisi ikka usub, kindlasti mitte Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee, neid ei koti, tundub nii. Neid ei koti ka see, et mitmed teised inimesed on Tõnise treeningmeetodeid tugevalt kahtluse alla seadnud, kritiseerinud väga objektiivsetel põhjustel, aga noh, see on kõik propaganda, see on kõik teised valetavad ja Tõnis on ohver, saate aru, kõik valetavad.
Tõnis on ohver. Ja tegelikult sealt dokumentaalist tuleb ka muud sorti füüsilise väärkohtlemise kohta välja tõendeid, sest teate, mis on veel lisaks sellisele konkreetsele kägistamisele, tagumisele kehaline väärkohtlemine. Lapse ületreenimine võib langeda kehalise väärkohtlemise koosseisu alla. Ma rõhutan, et mina ei saa täna öelda, kas ükski konkreetne episood, mis puudutab Tõnise käitumist Kelly Sildaru treenerina ajal, mil ta oli alaealine, ma ei saa öelda, kas ükski nendest episoodidest täidaks kehalise väärkohtlemise objektiivse koosseisu. See eeldaks detailsemat analüüsi. Küll aga on väga oluline aru saada, et need avalikult kättesaadavad tõendid, paljude inimeste ütlused selle kohta, milline treener oli Tõnis, millised olid ta treeningmeetodid Kelly suhtes, materjalid, mis on ka EOK-l olnud kättesaadavad, need kõik viitavad sellele, et on tõsiselt põhjust arvata, et seal võis ka olla kehalist väärkohtlemist, kas siis seeläbi, et ületreenimine võis mõne tervisekahjustuseni viia või seeläbi, et ületreenimine võis viia valu tekkimiseni. Ja see viimane on keerulisem. Sport pidavadki valu olema, vist keegi ütles, ehk kust alates on laps sportlase puhul aktsepteeritav see valuaisting, kust maalt on liiga palju, kust maalt on teda üle piiri lükatud, see sõltub konkreetsest juhtumist ja need kõik asjad oleks tänaseks niikuinii aegunud, aga põhimõtteliselt on oluline aru saada, et treener, eriti alaealise lapse treener, kes on ühtaegu tema vanem, võib kehalise väärkohtlemise koosseisu täita ka ületreenimise kaudu, kui A-variant tekib mingi tervisekahjustus selle tulemusel või B-variant, sellega tekitatakse lapsele valu, mille osas ei saa enam lihtsalt kehitada õlgu, et valu ongi osa spordist. Lisaks ka see, kui last survestatakse valuvaigistite najal läbi valu treenima. Ka need asjad võivad kujutada endast kehalist väärkohtlemist ja selle kohta, kuidas Tõnis Kellit üle treenis, on ütlusi andnud nii paljud inimesed ja Kelly füsioterapeut on öelnud ja on juba aastaid öelnud, ütles juba aastal 2021 ka Pealtnägijas, et see ei olnud normaalne, kuidas Tõnis survestas Kellit treenima. Pidevad vigastused ülekoormusest, täiesti valed juhised vigastuste korral. Olukorras, kus füsio ütles, et Kelly oleks pidanud täiesti puhkust andma jalale, külma ja puhkust, siis Tõnis suunas lapse basseini ujuma ehk sooja liigutama. Kellil oli mingisuguseid selliseid väikseid traumasid seetõttu, et ta ütles, et ta on väsinud, isa ütles, et mul ükskõik mine hüppa ja siis ta väänas hüppeliigest või siis ta pidi mingeid asju läbi valu tegema või võtma valuvaigisteid rohkem, kui kohalik terapeut oli soovitanud. Meil on ka spordiarste, kes ütlevad ikkagi, et kas te teate, et kui te sunnite alaealist valuvaigistitega treenima, et see on nagu karistatav või et järgmine kord ma pean pöörduma lastekaitsesse, kui te minu juurde sellise jutuga tulete. Ja see kõik ka võib kujutada endast kehalist väärkohtlemist. Kehaline väärkohtlemine ei tähenda seda, et sa pead käed külge panema kellelegi teisele. Ei, see ei pruugi üldse nii olla. Ja vanema ja lapse vahelises treeningsuhtes väga selgelt on vanem võimupositsioonis, kus ta võib survestada last üle treenima viisil, mis kujutab endast lõpuks kehalist väärkohtlemist. Aga sellest räägime juba täpsemalt juurasõpradega edasi. Keda see osa huvitab, oled tere tulnud kanaliga liituma kas siinsamas YouTube'is juurasõprade tasandil või veidi soodsama taksiga platvormil blurbay.com/tavakodanik, kust saab kogu sisu alati reklaamivabalt kätte, käibemaks laekub Eesti riigile ja saab ka videosid ühekaupa soetada. Ja nüüd, kes veel ei teadnud, siis vigursuusatamine on üks ohtlikumaid talispordialasid üldse, statistiliselt. Statistiliselt tõendatud on see, et on üks ohtlikumaid spordialasid üldse, igasugune üleväsimus, igasugune väike valeliigutus, valehoog, kõik miljon väikest asja, mis võivad valesti minna, võivad päädida mitte lihtsalt sügavalt raske kahjustusega, invaliidsusega, eluaegse vigastusega või isegi surmaga. See on eluohtlik spordiala ja kes seda riski iga kord võtab? Mitte treener. Seda riski võtab sportlane. Ja selle kohta, et Kellit lükati liiga suuri hüppeid, liiga vara tegema, ka selle kohta on dokumentaalist teised sportlased ütlusi andnud. She was hitting a jump and I could see how good she was, but she wasn't big enough to clear the jump. And so she was continually like knuckling this jump and quite likely that she could get injured doing it. So my very first impression on the very first day that I met her was kind of like, who is forcing this young child to continually go off these jumps that she probably doesn't really have any business to be on. Aga kui vaid EOK oleks teadnud, et Tõnise treeningmeetodid on problemaatilised. Aga kui nüüd pärast kõike seda soovib keegi veel Tõnise kaitseks välja astuda, siis palun olge lahked ja saatke sammud psühhiaatriakliiniku poole. Täitsa tõsiselt. Ma ei tea, mis teil viga on.
võib-olla 90-ndatel sündinud inimesed on liiga palju Simpsoneid vaadanud või midagi. Oh, it's great. Like somebody barfed a 2-story pile of puke. Well, you little... You strangle your child? Yeah, but he's cool with it, right? Tõmban siinkohal esimesele osale joone alla. Järgmine kord räägime vaimsest vägivallast, seejärel majanduslikust vägivallast. Ja kes nüüd selle jutu peale otsustab minna Kellit või tema ema või kedagi hoopis kolmandat sõimama, siis teie palun istuge endale kaktus sisse. Teistele toredamatele inimestele suur aitäh vaatamast kuulamast ja järgmise korrani.